Alustasime oma sõitu reedel, 31. juuli keskpäeval Tallinnast Rahvusraamatukogu eest. Peale mõnetunnilist sõitu olimegi jõudnud Eesti-Läti piirile. Siin joodi kohvi, käidi tualettides, vahetati valuutat ja siis sõit jätkus. Jätnud selja taha Läti poolelt tuttavad tuulegeneraatorid, pöörasime suurel teelt kõrvale Ainasi poole, et külastada seal meie reisi esimest sihtpunkti, Ainasi merekooli memoriaalmuuseumi. Räägitakse, et Ainasi on Läti üks väiksemaid linnu. Linna nimetus tuleneb liivi keelest. Ainagi tähendas liivi keeles üksildast. Ainasit võib täie õigusega pidada Lätimaa meresõiduhälliks. Algselt oli Ainasi kalurite ja käsitööliste linn. 2 kalurist vennal Mikkelsonil õnnestus saada nii rikkaks, et nad suutsid parun Mellinilt osta Ainasi mõisamaja. 1864. aastal tegid vennad Mikkelsonid koostööd Kristjanis Valdemarsiga ja rajasid Läti esimese talupoegadele mõeldud merekooli. Tänini on säilinud reederi Juris Veide maja, kus merekool 1864. aastal 13 õpilasega oma tööd alustas. Vahepeal hävimisohus olnud hoone restaureerisid nõukogude ajal 3 naaberkolhoosi, 2 Läti ja 1 Eesti poolelt. Ning 1969. aastal avas Läti NSV Kultuuriministeerium selles Riia meremuuseumi filiaali. Ainasi meremuuseumi väljapanek tutvustab esimese merekolledži rajamise ja Läänemere purjepaatide ehitamise ajalugu. Из чего же выросли эти железные капитаны? Потому что когда в дальнейшем капитан был только, ему было 8 лет, он Kokkuvõtteks võib öelda, et merekooli avamine 20. sajandi algul aitas märkimisväärselt kaasa Ainasi sadama kui ka kogu linnakese arengule. Ka väljas, muuseumi aias on vaadata nii mõndagi. Tähelepanu köidab ankrute kollektsioon. Natuke eemale jääb skulptuurigrupp, mis kujutab vendasid Andreis ja Juris Veidesid, Jaanis Mikkelsonsi ja kartulikotte. Muuseumi sissepääsu ette Muruplatsile on aga püstitatud mälestussammas Läti merenduse loojale Kristjanis Valdemarsile. Ainasist võtsime suuna teise Läti väikelinna Staitsele peale. Staitsele linnake asub Loode-Lätis Limbasi rajoonis Salatsi jõe ääres. Muinasajal oli kalarikas Salatsi Eesti ja Liivi asustuse piiriks. Praegu meenutavad kunagist soome-ugri asustust arvukad kohanimed ja murdejooned. Viimase aastakümne jooksul on just Staitselest saanud keskus, kus uuritakse Salatsi maakonna liivlaste kultuuripärandit ja ajalugu. 1999. aasta 27. märtsil avati linna vanimas majas, mis on ehitatud 1860. aastal, liivlaste kõrtsmuuseumi infokeskus Pivalind, Toonekurg ehk sõna-sõnalt tõlgituna Püha lind. Liivi muuseum Pivalind tutvustab külastajatele Salatsa maakonna liivlaste kultuuripärandit ja annab ülevaate Staitsele ajaloost. Tänu sihtasutusele Verno-Ugria ja rahvusvahelisele liivlaste sõprade seltsile oli kohal ka hulk Eestis õppivaid Soome, Mari, Udmurti, Ungari ja teiste hõimurahvaste noori. Peale muuseumiga tuttumist tegime väikese jalutuskäigu ka õues. Meile näidati Staitsele vapilinnu Toonekure pesapuud. Ka peremees nimega professor oli ise kohal. Edasi tuli juba midagi väga ilusat. Nimelt viidi meid vanasse sarasse, millel ilutses silt kunstiküün. Ja see nimetus õigustas end täielikult. Hoones sees oli nii vaatamiseks kui ka müügiks välja pandud hulgaliselt kohalike meistrite käsitööd, vaipasid, rätikuid, tekke.
milline värvide küllus. Kes soovis, sai endale siit nii mõndagi mälestuseks osta. Peale Staitselet läks lahti kiire sõit Kuuramaa poole. Oli juba pime, kui tegime lühikese ettenähtud peatuse Talsi bensiinijaamas. Ööpimeduses jõudsime lõpuks oma sihtkohta Masirbesse. Tänavaastane liivlaste püha Kura poolsaarel Ire külas, praeguse nimega Masirbe, keskendus Liivi rahvamaja 70. aastapäevale. Ligi 10-aastase organiseerimis-, korjandus- ja ehitustöö tulemusena valmis 1939. aastal liivlaste keskuses Ire külas peamiselt Eesti ja Soome rahadega ehitatud suur ja tänapäevalgi väga modernselt mõjuv Liivi rahvamaja. Majas olid 70 aastat tagasi saal, raamatukogu ja muuseumiruum, tammeparketist põrandad ja tuulejõul töötav veevärk. Tuliuuel laval etendati avamispäeval 2 näidendit. Aleksis Kivi Päeva ja ööd liivi keeles ja Kalninši kangelasi läti keeles. Liivlased on üks väiksemaid tänapäevani säilinud soome-ugri rahvaid, kes elavad praeguse Läti Vabariigi territooriumil. Kuni viimase ajani elasid liivlased Kuuramaa looderannikul, niinimetatud Liivi rannas. Liivi rand on ajalooliselt liivlastele kuuluv ala, viimane koht, kus liivlased elasid rahvana. Rannas on 12 küla. Ajalooliselt oli Liivi rand jagatud 2 osaks, ida- ja lääneosa, kus räägiti ka erinevaid murdeid, idamurret ja läänemurret. Kumbki osa kuulus eraldi valla ja kihelkonna alla. Ka praegu on ajalooline Liivi ranna territoorium jagatud 2 maakonna ja 4 eri valla vahel. 1920. aastal üritati liivlaste asuala ühendada ühte valda, kuid see plaan ebaõnnestus. Tänu eraldatusele ümbritsevast maailmast ja piiritsoonile, mis hoidis ranna inimtühjana, on seal säilinud puutumatu loodus. Et seda kaitsta, loodi juba aastal 1928 Liivi rannast veidi sisemaale jääv Sliitere looduskaitseala, mida hiljem korduvalt laiendati. Tänapäeval hõlmab see ka suure osa rannaaladest. Haruldaste taime- ja loomaliikide poolest on Sliitere looduskaitseala Lätis üks rikkamaid. Pärast Läti Vabariigi taasiseseisvumist on Liivi rannas saanud populaarne turismi- ja suvituskoht. Peale hommikust esmatutvust mereranna ja külakeskusega pöördusin tagasi meie ööbimispaika Masirbe koolimajja. Tee ääres ootas mind meeldiv üllatus. Vana kivijoone akendele oli üles seatud väike näitus kohalike koolilaste joonistustest. Nagu juba eelpool sai öeldud, valmis 1939. aastal Masirbe külas uus ja uhke Liivi maja. Vastukaaluks ehitas Läti valitsus samasse külla moodsa ja suure koolimaja. Vaikne rannaküla, kus viimased aktiivselt liivi keelt rääkivad liivlased mõne aasta eest surid, võib tänu liivlastele uhkeldada 2 ilusa ja vägeva hoonega. Hõimuliikumise ja Läti valitsuse rivaliteet Liivi küsimuses andis siin õige suurejoonelise resultaadi. Muidu oli aga tavalisem nendes vahekordades väiklane osatamine ja vastastikune umbusaldamine. Koolimaja ees aga ootas juba buss, et viia meid Kuuramaa põhjapoolseimasse tippu, Kolka-Neemele. Viimase 10 aastaga on Liivi külades palju muutunud. Sirge maantee Kolkast Ventspilsi tegi tarbetuks ühe Liivi rannaromantika võluvamatest atribuutidest. Piški poni, pisike paan,
sõitis mänguraudteega sarnaneval kitsarööpmelisel teel, mille sakslased ehitasid Esimese maailmasõja ajal. Enam pole ka marja- ja piimanaisi, kes Ventspilsis turul käiksid. Asjatoimetuse pärast saab nüüd Ventspilsi tolmusteed mööda mitu korda kiiremini. Suure kalatööstuskeskuse rajamine on Rannakülas teinud rahva ja kärarohke Suuralevi. Kolkaneem on Kurusemäe ranniku kõige kaugem põhjapunkt. Kohe alguses jääb igale mereäärde mineja teele huvitav suurtes kivirahnudes kujundatud mälestusmärk. Terasemalt vaadates tabab silm lõpuks ära naise figuuri, leinava Liivi ema. Mälestusmärk ongi pühendatud merre jäänud kaluritele. Ja siis olemegi mere ääres. Nii paremale kui ka vasakule jääb ainult üks suur avar veteväli. Siin kohtuvad Riia lahe ja Läänemere veed. Kolkaneem asub Sliitere rahvuspargi territooriumil, kus Giidi saantel on võimalik tutvuda Läti metsade ja soode tüüpidega, mägraurgude, kopratammide ja haruldaste linnuliikidega. 6 kilomeetrit laiuva madalvee taga kõrgub 1884. aastal ehitatud majakas. Peale Kolka tipu külastamist tutvusime ka kohaliku kiriku ja surnuaiaga. Esimest korda mainiti liivlasi 12. sajandil Nestori kroonikas. Ulatuslikumad andmed liivlaste muinasajaloost pärinevad aga 13. sajandist, Henriku Liivimaa kroonikast. Tollal elasid liivlased põhiliselt Liivimaal, Väina, Koiva ning Salatsi jõe ümbruses. Kuramaa liivlasi mainitakse esmakordselt alles 14. sajandil. Aja jooksul kahanes nii nende arv kui ka asuala. Eelmise sajandi keskel oli alles jäänud vaid 22 inimest Liivimaal Salatsi jõe ümbruses ja 2700 inimest Põhja-Kuramaa rannikul. Pärast esimest maailmasõda oli liivlasi umbes 1500 inimest. Nad elasid Põhja-Kuramaa 12 rannakülas. Tänu tihedale asustusele õnnestus säilitada liivikeelne keskkond. Siiski hakkasid liivlased vähehaaval mujale kolima. Lätikeelses keskkonnas nad enamjaolt assimileerusid. Teise maailmasõja järel elas rannakülades veel 800 liivlast, kuid pärast Nõukogude Liidu poolt kehtestatud piiritsooni režiimi oli suurem osa liivlasi sunnitud tööotsinguil rannast lahkuma. Viimane Salatsi liivlane suri oletatavasti aastal 1868. Kuramaa liivlased elavad aga ka tänapäeval. Ja muideks siin on, kui käia seda surnuajas, siin on kuskil 7 sellist liivikeelset teksti. Ma ise väga täpselt ka ei mäleta kus, aga ma olen osalenud siin nendes tuhnimistes paar aastat tagasi. Siis oligi aeg kiirustada tagasi liivipäevade pidustustele. Kogu selle bussitäie rahva tervitus. Kõnede pidamine oli siin juba täies hoos. Sõna võtsid nii Eesti, Soome, Ungari kui ka Läti enda esindajad. 1988. aastal saabus rahvuslik ärkamisaeg ka liivlastele. Alates aastast 1989 peetakse igal aastal augusti esimesel nädalavahetusel Liivi rannas Iirel liivipühi. Lõpetuseks ma siis ilma tõlketa ütlen, me teame küll, mis on liivilaht. Minulla on taas ilo osallistua tänne liiviläisten kesäjuhliin ja tuoda teille tervehdys Suomen suurlähetystö. Magyar Nagykövetség és a Tallinni Magyar Intézet nevében szeretettel üdvözöljem Önöket. Aukohal istusid kohalikud, arvatavasti liivi juurtega vanemad inimesed. Üllatuseks oli aga ühe Tartu Ülikooli professori tervituskõne liivi keeles. Kahjuks olen unustanud selle mehe nime.
Tänapäeval räägib liivi keelt emakeelena vaid 8 inimest. Noorim neist on sündinud aastal 1926. Kokku on liivi keele kõnelejaid 40 ringis. Neid, kes peavad end liivlaseks, on umbes 230 inimest. Enamik neist elab Riias ja Ventspilsis. Liivi rahvuslipu värvid roheline, valge, sinine sümboliseerivad randa, nagu seda oma paadis näeb kalamees. Roheline mets, valge liiv ja sinine meri. Liivi rahvushümnil on sama meloodia, mis Eesti ja Soome hümnilgi. Teksti on kirjutanud Kõrlis Talte. Nüüd aga siis päeva üks oodatumaid momente. Lisaks pidulikele kõnedele käib ametliku tseremoonia juurde ka tammepälja viimine merre. Sellega avaldatakse austust kõigile uppunud liivi meestele ja naistele. Esimese Läti Vabariigi suhtumine liivlastesse ei olnud eriti soosiv. Läti Vabariigi liivlasi puudutav tegevus 2 maailmasõja vahel piirdus Tundaga Iire tee, Iire koolimaja ja Liivi rahvamaja ehitamise toetamisega ning liivikeelse kirjanduse tsenseerimisega. Praegune Läti Vabariik on astunud sammu edasi. 1991. aastal kuulutati liivlased esimest korda Läti ajaloos Lätimaa põlisrahvaks. Taastati organisatsiooni Liivlaste Liit tegevus. Hakati välja andma liivikeelset kirjandust. Riias ja Ventspilsis taas alustati liivikeele õpetamisega. Alates 1995. aastast hakati esimest korda Läti ülikooli ajaloos õpetama selles kõrgkoolis ka liivikeelt. Sõna liivlased on jõudnud teistessegi riiklikesse dokumentidesse. Ka Läti endine president Vaira Vike-Freiberga on tunnistanud oma liivi päritolu. Merest natuke eemal, rannamändide varjus, asub üks veidi nukkel paigake, Masilbe laevade kalmistu. Enamus vanu laevu ja kalapaate on veetud siia juba väga ammu. Sellest annavad tunnistust laevakeredest läbi kasvanud üsna jämedad puud. Ja olemegi jälle teel. Seekord sõidame tuttuma Masilbest lõuna poole jäävate aladega. Ületame Irbe jõe, pöörame paremale poole metsa ja olemegi Lielirbe rannas. Liivlaste maal on laius napilt 10 ja pikkus 150 kilomeetrit. Ometi on see maariba juba looduslikultki vaheldusrikas, kuigi vaheldus loovad ainult luitevallid ja nendevahelised sooribad, männimets ja arvad puisniidud.
Küladki on väga eripalgelised, üks rohkem ajali kui teine, mõni otse mere ääres luitevallide taga, mõni kaugemal. Tiivased teed viivad läbi Männimetsa külast külla, hargnevad ja ühtivad lõputult, ilma et eksimist siiski karta oleks. Merekohin on kogu aeg kuulde ulatuses. Meri kohiseb rahutult, veeretades oma vahuseid lainealju kalda poole. Tumedad pilved ripuvad üsna madalal vee kohal. Kuid vesi ise on soe, vähemalt tundub nii. Oleks aega, läheks tõesti ujuma. Järgmine peatuspaik on Mikkeltornise küla. Siin hakkab kohe silma sihvaka kujuga tuletorn. Meie teeme aga oma esimese käigu kohalikku surnuaeda. Sellel kalmistul puhkavad ka meie Liivi juurtega ja Tartu Ülikooli lõpetanud giidi Ulla esivanemad ja sugulased. Samuti on siia maetud teisigi tuntud liivlasi ja austatud liiviasja ajajaid. Peale kalmistut liikusime edasi mere poole. Teel möödusime kohalikust kirikust. Sisse ei saanud vaadata, sest kiriku uks oli suletud. Ka mere ääres ranna poole vaadates hakkab silma tuletorni siluett. See on Baltimaade kõrgeim tuletorn. Tema kõrgus üle merepinna on 62 meetrit. Torn ehitati 1884. aastal ning taastati 1957. aastal. Tal on ka oma nimi, Mikkelbakka. Külastasime siin ka Ulla tuttavaid, et osta endale üht Liivi rahvuslikku toitu, suitsulesta. Üldine lesta söömine käib siis hiljaks jäänud. Peab ütlema, et maitses hästi. Ning olimegi tagasi Masirbes, kus meid ootas juba rikkalikum söögilaud. Peale söömist aga jälle randa, et võtta osa liivipäevade järgmisest üritusest, lõkke süütamisest. Õhtu oli ilus, selge taevaga. Metsa kohal paistis juba kuu, kuigi kaugel merel võis veel aimata päikeseloojangu viimaseid hetki. Mõnus oli lihtsalt istuda, vaadata merd, tuld, inimesi ja mõtelda oma mõtteid.
meie sajandil on liivlaste maa mõiste olnud päris täpselt piiritletud. Slittere mägedest mereni ja Kolka ninast Lust-külani. See on maa, kus võis veel mõni aasta tagasi liivi keelega hakkama saada ja kus liivikeelne tervitust juba päeva kutsub esile kas elava vastureageeringu või siis arusaava lätikeelses sveiki-sveiki. Iga aastaga jääb liivlasi hõredamaks ja juba on külasid, kuhu liivikeele uurijaid enam asja pole. Peale lõkke põletamist jätkus aga rahvamaja juures tants kuni hommikuni. Hommikul otsustasin enne ärasõitu käia ära veel ka mere ääres. Rand oli inimtühi ja vana suur hall ise oli üsna rahulik. Suurest lõkkest ei olnud järel enam midagi ja kustunud söehunniku ääres kükitas üksik külmast värisev hilise peolise kuju. Ja siis 40 kilomeetrit kruusateed ning olimegi Ventspilsis. Selles linnas on vaatamist nii palju, et siin olemiseks peaks varuma terve päeva. Kuna meie aeg oli aga piiratud, siis otsustasin tutvuda põhiliselt vanalinnaga ja jõeäärse Ostase tänavaga. Ajas tagasi saab rännata Liivi Ordulossis, kus on uudistamiseks väljas nii arheoloogilisi leide ja mööblit kui ka vanu töö- ja majapidamisriistu. Vabalt saab seal hakkama ka ilma giidita, sest arvutiekraanidelt võib iga huviline lugeda linnast ja lossist just nii palju ning seda, mis teda huvitab. Lossi viimasel korrusel on monitor, millele kuvatud katusekaamera pilti saab ise juhtida ja sel moel heita pilku peaaegu kogu linnale. Lossi õuel saab proovida täpsuslaskmist vibuga. Saab proovida, kui mõnus või hoopis valus on olla kinnitatud häbiposti. Mina proovisin ära, ei olnud kuigi meeldiv tunne. Igal aastal maikuul toimub siin ka rahvusvaheline rüütliturniir Maipidu. Liivi Orduloss on ehitatud 1290. aastal. Pärast 10 aastat kestnud renoveerimistöid asub lossis nüüd Ventspilsi muuseum, mille digitaalset ekspositsiooni lossi, linna ja sadama ajaloo kohta loetakse kõige kaasaegsemaks Balti riikides. Lossis võib püsinäitustena näha skulptuuride galeriid viirastuste keldel, vangla ekspositsiooni nimega Kroonileib, väljapanekud käsitulirelvadest ja nende laskemoonast ning veel palju muudki huvitavat.
Lossi taga asub kaunilt kujundatud pisike loosiaed. Üht selle osa aga kaunistavad suured lihvitud kivirahnud, mis lausa kutsuvad end katsuma ja neil istet võtma. Ühele meie grupi eestlannast soomlasele mõjus nende energiaga kohe nii tugevat, et avaldas oma salasoovi. Nimelt soovis ta, et tema põrmutuhk saaks kunagi puistatud merre Eesti ja Soome vahel. Ventspils asub Läti loodeosas Läänemere rannal Venta suudmest. Samanimene jõgi on andnud ka nime kogu linnale. Ventspils on küll vana liivlaste linn, kuid Liivimaad ja liivlasi meenutab praegu vaid sealne Vabaõhu kalandusmuuseum ja silt Livonia esindusrestorani uksel. Ventspilsi mereäärses Vabaõhumuuseumis saate vaadata kalurimajakesi, paate ja kalastamise vahendeid. Siin on ka tuuleveski ja kitsarööpeline raudtee väikerongiga, mis sõidutab külastajad muuseumi territooriumil. Ventspilsi linna rannale omistati 1999. aastal esimesena Lätis sinise lipu staatus. Siin on võimalik ujuda, päevitada ja tegeleda spordiga. Lastel on ehitatud mänguväljakud. Eraldi rannaosa on eraldatud purjelauduritele ja nudistidele. Ranna vahetus lähedudes asub akvapark, mereäärne kämping ja lastelinnad. Raekoja platsi koos Nikolai evangeelse luteri kirikuga hüütakse Ventspilsi vanalinna südameks. See on armastatud linnaelanike ja külaliste kohtumis- ja jalutuskoht. Igal aastal toimuvad siin linnapidustuste, merepäeva ja jõulude ajal huvitavad üritused. Kunagises Raekojas on pärast rekonstrueerimist avatud rahvusvaheline kirjanike ja tõlkide maja, mis on ümber ehitatud vastavalt literaatide loometöö ja igapäevavajadustele. Raekoja kõrval asub alati elev turuplats. Kuna siinsamas platsi kõrval asub ka Nikolai evangeelne luteri kirik, otsustasin sinna pilgu sisse heita. Parajasti toimus siin jumalateenistus, mis oli iseenesest nii kaunis ja ülev, et jälgisin seda oma veerand tundi. Sūti savu varu mūsu sirdī, lai viņš iedegtu mūsos dzīvu ticību. Sveiki arī caur savu garušo maizi un vīnu, zemes augus un cilvēku darba dāvanas, ko mēs nesam tavā priekšā. Jõe vasak kallas pakub pinget igas eas inimestele, sest päris lähedalt on näha, kuidas teevad tööd suured sadamakraanad või kuidas vagunitesse sütt laaditakse. Parem kallas on kui üks suviselt sume promenaad, täis rahulikult jalutavaid puhkajaid, villi, lilleskulptuure ja Ventspilsile palju kuulsust toonud lehmakujusid. Ükski linnakülaline ei saa üle ega ümber Ventspilsi vallutanud lehmakujudest. 2002. aastal toimus siin kaupareid, lehmade paraad, mis puhul need ülilahedad lehmakujud, mis nüüd turiste lõbustavad, valmistatigi. Lehmi leidub siin kõikjal ja igasuguseid. Igal aastal kaunistavad Ventspilsi uued kunstiobjektid ja skulptuurid, näiteks lillekell, purskkaevud, pronksis mälestuskivi Läti merenduse rajajale, Kristjanis Valdemarsile ja paljud teised.
Võib vaid imestada lätlaste virkust, sest kes jõuaks kokku lugeda kõiki sillutisi kive, mis maha on pandud. Värvilistest kividest on laotud mitte ainult kõnniteed või platsid, vaid pikad linnatänavadki. Erinevaid üritusi toimub Ventspilsis aastaringselt. Traditsioonilisteks on juba saanud merepidu, iga-aastased Eurovisiooni rahvusliku finaali lõppkontserdid, samuti aasta peasündmus, linnapidu Lillevaiba festivali, ametipäevade ja ilutulestikuga. Ventspils, mis on üks suurimaid Läänemere sadamaid, on praegu muutunud üheks Läti populaarsemaks turismikeskuseks. Maaliline, puhas rand ja ümbritsevad metsad sobivad ideaalselt puhkamiseks. Ajalugu ei ole olnud liivlaste suhtes õiglane. Isegi Eestis ja Lätis ei tea väga paljud ja võib-olla isegi enamik inimesi, et liivlased pole veel sugugi kadunud. Läänemere-Soome kunagisest võimsaimast ja naabritega agaralt suhelnud hõimust on jäänud Liivimaa nimi vanadele maakaartidele ja ajalukku. Parimat tagasivaadet selle kunagise superriigi ajalukku pakub kõigile kooliõpikutest tuttav Henriku Liivimaa kroonika, mille enda arvel on tänapäevasesse keelde toimetanud. Seega siis head lugemist, mõtlemist ja kohtumiseni Liivimaal.